tere hommikust siit Hector konteinerhotellist. Vaatan, et mul habe väga pikaks kasvanud. Hetkel siis ootan oma saatust. Öö oli veits närviline. Higistasin palju, ei maganud väga hästi. Aga see logistiline tegevus, mis eile toimus, on näete seal maas. Ehk et mul eilsest hommikust peale vasaku reie eesmise lihase kinnituskoht, väiksema lihase, mis on siseküljes. Kinnituskoht hakkas valu tegema ja poolest päevast oli see valu ikka üsna suur juba. Ja tänu siis Marilisi kiirele tegevusele, tänu sellele, et Tartus oli rattaralli, päris palju inimesi oli Elvast või Tartust Tallinna poole liikumas. Nende hulgas ka siis õnneks tuttavaid, kes siis võtsid kaasa minu pressure bootsid, mida ma siis eile õhtul hoolega kasutasin ja ka täna hommikul. Täna hommikul on valu natuke väiksem, või sisuliselt valu enam ei ole, on kangus ja eks ma nüüd siis ootangi, et kui lõpuks sadulasse saab, et mis siis jalg teeb, kas laseb jätkata või ei lase. Pöödlad pihku. Istun siin Viti tankla juures, paar kilomeetrit Väena-Jõesuust. Põgenesin Tallinnast. See liikluskaos ja närvilisus ja kiirustavad tõuksid ja kiirustavad inimesed ei olnud minu jaoks. Liigun nüüd rahulikult edasi Paldiski poole ja vaatan, mis päev toob. Jalastaatus ja koputan puu peale. Ma olen lihtsalt nii tänulik Marilisile, tänulik perekond Märtinitele, kes saapad kaasa võtsid. Ja tänulik elule, et praegu hetkel on sõit valuvaba ja ma olen tänulik kas või selle eest, et isegi üks päev korraga on väga hea ja piisav. Vaatan, mis saab. Hetkel naudin Alexela kohvi ja saiakest. Ja siis tiksun edasi. Miks ma endist tõukse mainisin? Mul ei ole tõukside vastu tegelikult mitte midagi. Lihtsalt need kolksud, mida need tõuksid teevad, kui üle äärekivide tulevad selja taga või läbi aukude. Ma olen 3 korda ratta sellest maha kukkunud sinna kolksu peale. Lihtsalt ehmatus oli nii tugev. Tere Türisalu ja Türisalu pank. Naudin vaadet. Esimest korda selle tripi juures, mis ma mere ääres sõitnud olen, tunnen merelõhna või seda vetikate lõhna või adrulõhna. Et seda põhjarannikul ei olnud. Ilmselt tuul oli nii kõva, et viis selle lõhna kõik minema. Aga ausalt, ega ma ei mäletanud, et see Türisalu panga otsa see tee nii pikalt oleks pidanud ronima. Kõik käigud kasutasin ära, kõik käigud kasutasin lõpuks ära. Selleks, et hoida vatid ja pingutus hästi madalal. Aga üles ma sain. Siit ainult edasi jälle. Ja kui kord Keila joal, siis loomulikult ka Keila joa juures või Keila joa juures. Olen siin Laulasmaal endiselt. Käisin sellises kohvikus nagu Ott ja Matilda söömas friikaid ja saiakesi. Üli äge armas koht ja friikad olid väga head. Stenile meeldiksid siuksed Steni tüüpi friikad. Ja saiakesed olid värsked, soojad, nii head. Mul sai kõht nii täis. Täna üritaks nälga jäämist igal juhul vältida. Kuulmiseni.
olin just Pakri poolsaare tipus. Tegin hunnikus pilte rattast ja selfisid ja unustasin videos üldse rääkidagi sellest. Sorry, natukene näete seda majakat veel ja mingeid maju, aga muud ma teile videosse kahjuks Pakri tipust näidata ei saagi. Tulin juba ära. Ees ootab Paldiski. Rait, a.k.a. Crazy Scandinavian, tervitused sulle, soovitas Paldiskis ühte head pagaritöökoda või koogikohta. Vaatame, kas mul isu on selleks ajaks tekkinud või mitte. Nii, Paldiski läbitud. Paldiskis ma filminud, et ta ei tahtnud või filmima ei hakanud, sest seal oli hästi palju meie liitlaste tehnikat liikvel ja väga palju relvastatud valvureid sellega seoses. Ja siis ma ei tahtnud kedagi ärritada seal. Aga Paldiski ise jättis mulle väga positiivse mulje võrreldes sellega, mis ma viimati mäletan Paldiskist. Et ikka majad on renoveeritud ja ilus ja rahulik ja väga palju toidupoode ja ikka äge koht. Kell on 8 minutit pärast 3. Ma olen mingi 40 kiltsa Nõvalt. Ja nüüd on kaardi järgi vaadates ja ilmaprognoosi vaadates ainult vastutuul. Tulin korraks siia osa vahele, et saada tuulevarju ja hinge tõmmata. Siuke korralik vaimutrenn on see vastutuules sõitmine. Aga valget aega jagub. Tipa-tapa, kiiret ei ole. Nii ma siis tiksun ja murran seda tuult. Jõudsin Nõvale. Käisin just kohalikus poes. Ostsin saia ja alkovaba õlut. Viimasest 30 kilomeetrist ma hetkel ei taha rääkida üldse kohe. Tegelikult ei taha hetkel üldse rääkida. Majutuse leian siis võib-olla räägin pikemalt. Jõudsin täna siis siia Nõvale Dirhami lähistele Spithamisse oli selle koha nimi. Ja kui ma ennist mainisin seda viimast 30 kilomeetrit, siis selle viimase 30 kilomeetri jooksul mul tuli väga palju asju meelde jälle. Tuli meelde see Räpina Poldri mõtteavaldus. Tuli meelde kõik see, mis ma siis tundsin. Tuli meelde veel igasuguseid asju. Tuli meelde see, kuidas Mann ütles mulle tol päeval, et ei ole õiget ega valet rassi, ei ole head ega halba rada. Et on täpselt see, mis ma sellel hetkel valin ja sellel hetkel otsustan. Ja see natuke meenutab mulle Carlos Castaneda raamatuid Don Juanist ja Don Juani õpetustest ja seal on üks hästi hea mõte, mida ma olen kandnud kaasas endaga viimased aastad. On see, et ei ole väikseid ega suuri otsuseid, on lihtsalt otsused. Ja mul on olnud üsna raske, ma arvan, et viimased 20-30 aastat küll
plaanidest kõrvalekaldumisega. Ma olen olnud hästi range plaanides püsija, et kui plaan näeb ette, siis tuleb täpselt plaani järgi teha. Ja kui trass on täpselt ees, siis tuleb trassi järgi teha. Kui on vaja ring ära teha ette nähtud, siis tuleb ring ära teha. Ja siis ma jälle hakkasin mõtlema, et miks see nii on, et miks mul on selline rangus sees. Ma arvan, et see on osalt nagu minu variant hoida kontrolli all mingeid asju. Ja väga raske on mul lasta asju enda kontrolli alt lahti. Ja kogu see seiklus on olnud minu jaoks suhteliselt algusest peale selline kontrollimatuse õppetund. Ehk et kõik asjad on läinud täpselt nii, nagu nad on läinud ja niimoodi, et ma ei ole nagu või ma olen pidanud sellest kontrollist nagu lahti laskma. Ja ma ei ole veel siin välja mõelnud, kus see tuleb või miks see mul niimoodi on. Aga see selleks, küll ma jõuan selleni ka mingi hetk. Aga kuhu ma selle pika jutuga tahan jõuda, on see, et nagu ma ütlesin, ei ole suuri väikseid otsuseid, on lihtsalt otsused. Ja täna siis rääkides nii Mari-Liisiga kui treeneriga, siis ma jõudsin enda sees otsusele, et tõmban seiklusele joone alla. Homme kulgen rahulikult veel Haapsallu, teen lühikese päeva, umbes 50 kilti. Ja siis Mann tuleb mulle sinna vastu. Ja läheme koju ära. Ja natuke on kurb, natuke on hea meel, aga põhjus on palju, või põhjus on mitu, et esiteks põlv või see reielihas ikkagi täna hakkas tegema tõsisemalt muret õhtupoole. Siis mu sädelsoor hakkas nüüd õhtul nende nõva auklike kruusateede peal ikkagi veritsema. Aga mis põhiline on see, et ma jälle sattusin ikkagi sellesse kontrollimustrisse ja plaanimustrisse, et ma olen nagu 5 päeva kaugusel sellest, et teha see ring lõpuni. Aga ma pean tegema see lõppetunni enda jaoks lõpuni. Et ma ei tee seda ringi lõpuni, et ma lõpetangi siin ära ja ei lähe kõik nii nagu plaanitud ja ei pea kõik olema kontrolli all. Ja ma arvan, et see on see minu õppetund viimase 10-11 päeva jooksul. Mul on tegelikult väga hea meel sellest, et väga paljud inimesed on mulle öelnud, et need videod on väga huvitavad, on vaadata ja elavad minu seiklusele kaasa. Ja ma püüan ka ühelt poolt nagu seda, et ma ei tekitaks endale seda tunnet, et ma kedagi teist alt vean sellega, et ma katkestan. Või katkestamine on vale sõna, et ütleme, et ma lihtsalt tõmbangi seiklusele joone alla. Et igal juhul aitäh teile kõigile, kes te olete mulle kaasa elanud ja saatnud innustavaid ja positiivseid sõnumeid ja vibe. Ma ei ole kindel, et ma homme enam videot teen, aga selleks korraks siis siit kaunist looduskaunist kohast. Tšau, järgmiste seiklusteni.